Tasakaalustatud ja tervislik toitumine on üks inimese tervise alustalasid. See tähendab, et tasakaalustatult peab tarbima nii makrotoitaineid ehk valke, süsivesikuid ja rasvu, kui ka mikrotoitaineid ehk erinevaid vitamiine ja mineraale. Olemas on ka niinimetatud supertoidud ehk toitaineid, mis sisaldavad rohkesti erinevaid kasulikke aineid. Selles videos näitamegi teile erinevaid vahepalasid, mis sisaldavad eelnimetatud supertoitaineid. Esimene retsept on kreeka jogurtiampsud marjade ja tumeda šokolaadiga. Selle jaoks läheb vaja mustikaid või muid marju, umbes 400 grammi kreeka jogurtit, mett või agaavisiirupit, tumedat šokolaadi ja soovi korral chia seemneid. Esiteks, sega kokku kreeka jogurt, magustaja, mustikad ning soovi korral lisa chia seemned. Segades ole õrn, et mustikad katki ei läheks. Seejärel moodusta jogurti segust väikesed ampsud ja aseta need lusikaga küpsetuspaberile. Pane ampsud umbes tunniks sügavkülma ning samal ajal suleta tume šokolaad, kas vesivannil või mikroleinaahjus. Kui jogurt on peaaegu külmunud, kasta marjasegu šokolaadiga üle ning pärast seda pane uuesti umbes pooleks tunniks sügavkülma. Seejärel lõika šokolaadi ja marja ampsud sobivateks tükkideks ja ongi valmis. Kreeka jogurt, nagu ka teised piimatooted, sisaldavad baktereid, mis on kasulikud soolastikule, hoides kõhutervise korras. Lisaks on kreeka jogurt kõrge valgu ja kaltsiumisisaldusega. Mustikad on üks parimaid looduslikke antioksüdante. Lisaks on need kõrge kiudainesisaldusega ehk aitavad kehal toitu kiiremini seedida. Nagu ka mustikad, sisaldab tume šokolaad antioksüdante, mis on kasulik ajutiselt vererõhu alandamisel. Uuringud näitavad, et puhta kakao söömine võib parandada aju-verevarustust ehk parandab tähelepanu. PS. Poelettidelt vali toode, kus esimene koostisosa on kakao, mitte suhkur. Teine retsept on seemnebatoonid. Selle jaoks läheb vaja tassitäit linaseemneid, tassi keevat vett, 2 tassitäit erinevaid seemneid, näiteks kõrvitsa, seesami, chia ja päevalilla seemneid, natuke oliivi või avokaadoõli, soovi korral soola, magustajat, näiteks mett või kuivatatud marju. Lisa kaussi linaseemned ning sinna peale vala keev vesi, sega kuni segu on omandanud munavalge konsistentsi. Seejärel lisa ülejäänud seemned ja vajadusel magustajat või soola. Määri küpsetuspaber kergelt õliga, et batoon hiljem lahti tuleks. Lisa seemnesegu küpsetusplaadile ja veendu, et see oleks plaadil ühtlase kihina. Küpseta 180 kraadises ahjus 35–45 minutit, kuni seemned on kuldpruunid. Lõika batoonid väiksemateks tükkideks ja naudi. Linaseemned sisaldavad rikkalikult oomega-3 rasvhappeid, mis on kasulikud südamele ja immuunsüsteemile. Lisaks on see ka suurepärane kiudainete allikas, mis on hea seedimisele ja aitab hoida veresuhkru taseme pärast söögi kontrolli all. Linaseemneid sisaldavad ka võimsad antioksüdenti lignaani, mis aitab kaitsta rinna, emaka ja munasarja vähi eest. Kõrvitsaseemnetes on palju tsinki, magneesiumi ja omega-3 rasvhappeid, mis toetavad südame tervist ja vähendavad põletikku. Kõrvitsaseemned on rikkad aminohappe tryptofaani poolest, mida kasutatakse unetuse raviks. Organism muudab selle serotoniiniks, mis aitab kaasa ka unehormooni melatoniini tootmisele. Kolmas retsept on lehtkapsa krõpsud kreemise avokaado kastmega. Krõpsude jaoks läheb vaja lehtkapsast, oliiviõli ja meresoola. Kastme jaoks läheb vaja üht avokaadot, 70 grammi kreeka jogurtit, laimi, näputäit küüslaugu pulbrit ja soola. Pärast lehtkapsa pesemist lõika kääridega lehed varreküljest ning lõika suurtest lehtedest paraja suurusega ampsud. Seejärel aseta lehtkapsa tükid küpsetusplaadile ja lisa oliiviõli. Kuumuta ahi 160 kraadini ja pane suurele küpsetusplaadile küpsetuspaber. Küpseta krõpse ahjus 10–12 minutit või kuni lehtkapsas on krõbe. Vaata, et krõpsud liiga pruuniks ei läheks, sest siis on need kibedad. Nii kaua, kuni krõpsud jahtuvad, tambi avokaado viljaliha pehmeks. Sega sellele juurde jogurt, laimimahl, küüslaugu pulber ja sool. Maitsesta vastavalt tundele. Kapsalistes on vähe tärklist ja suhkruid, aga palju kasulikke toitaineid, nagu raud, kaltsium, kaalium ning ka C, K ja A-vitamiine. Lisaks aitab lehtkapsas ennetada või aeglustada vanusega tekkivaid nägemisprobleeme.
näiteks kaeteke vähendamine. Oliiviõli sisaldab palju antioksüdante, millel on vähivastased omadused. Lisaks on oliiviõlis tugevalt põletikuvastased tegurid, mis vähendavad südamehaiguste ja ülekaalulisuse riski. Avokaado paistab silma suure toitainete rikkuse poolest. See sisaldab südamele kasulikke rasvu ja veresuhkrut reguleerivaid kiudaineid. Lisaks on avokaados ka K, E, C-vitamiini, B-vitamiine ja kaaliumi, mis aitab ära hoida südame- ja veresoonkonna haigusi.